Kelgutavad. Kus kohal? Vaata, kus nüüd? Liumäel. Tubli. Niimoodi raske tööga pannaksegi praktiliselt kurdid lapsed rääkima. Seda tehakse Hiie koolis Tartus, kuhu tulevad kokku kõigi Eesti maakondade kuulmis- ja kõnepuudega noored. Seega võib öelda, et väikese kermoga tegelev kõneraviõpetaja Inga Prinn annab noormehele tähtsaima oskuse tema eluks, oskuse rääkida. No tundub küll niimoodi, et väga vastustusrikas ülesanne on mulle antud. Kas ma võtan suusad ja suusakepid kaasa? Keluke. Kas ma võtan suusad ja suusakepid kaasa? Jaa. Aha, olgu, varsti kohtume ja aega. Aega. Lisaks Ingale on selles koolis õpetajaid veelgi, kõik ühise eesmärgi nimel. Aga miks need lapsed ikkagi korralikult ei räägi? Lastel on probleemiks see, et neil on kuulmislangus. Ja kuulmislangusest tulenevalt on kõne natukene vähem arenenud. Et sellega tulebki tööd teha, et see on meil kõige esmane eesmärk, kõnearetuslik töö. Nii? Ma võtan kinkat jalga. Jalast. Veel kord. Jalast. Raske töö see rääkimine, kui ikka suure osa oma elust teiste inimeste jutuajamisi kuulnud ei ole. Mina olen tubli. Muidugi pai. Kõik me oleme näinud tavalist kuuldeaparaati, mida kasutavad näiteks vanaisad, vanaemad. Tõsise kuulmispuude puhul on aga tänapäeval appi tulnud üsna keeruline tehnoloogia. Uut tüüpi implantaat paigaldatakse abivajaja pähe operatsiooni abil. See ühendatakse otse kuulmisnärvidega. Lisaks on süsteemi kaasatud ka kõneprotsessor. See opereeritud osa jääb siia juuste alla. Tüdrukutel on hea, et saavad pikad juuksed, siis saavad selle ilusti kinni katta. Aga kui me siit natukene nüüd vaatame, siis siin on see magnetiga kinnituv saatjarõngas ja selle all on siis see opereeritud osa. Ja siin on siis mikrofon ja kõneprotsessor on sellel tüdrukul selja peal hoopiski siin riiete all. Aga teine aparaat on meil natukene teistmoodi, siin on kõneprotsessor ka kohe siin kõrvataguse osa küljes ja see magnetiga käib siis see saatjarõngas siia külge. Kuidas sa kuuled implantaadiga? Hästi. Aitab see sind? On kasu? Täielik ulme, kas pole? Muide, nii huvitav, kui see ka ei tundu, siis enamik õpilasi selles kinas koolis on hoopiski poisid. Miks nii? Alati imestatakse, miks on nii palju poisse, sest kui me ütleme umbes on meid 320, siis 75-80% nendest on poisid. Kas poisid siis on tüdrukutest nii palju erinevad? Erinevad selles suhtes, et mehed on alati nõrgemad. Seega nad alluvad igasugustele puuetele kergemini kui seda naisolevused. Väga hea. Nii, aga võta enda kätte, proovi, kas saad? Ei, veel ei tule, tõmba nägu naerule. Hiie koolil on valmimas ka uhke õpilaskodu hoone, mille esimesele korrusele mahutati ka äsja nähtud ruumid kõneharjutusteks. Õpilaskodus on kohti kokku 150 lapsele üle Eesti ning toad on igati esinduslikud. Õpilaskodu on nüüd täiesti valminud Euroopa struktuurfondide rahadega. Need on üpris suured summad oma finantseeringuga koos 17 miljonit ja 2 korrusel, 3. on siis noormehed, 4. on neiud ja väiksemad poisid ja 2. korrusel on alusharidus ja lastetoad. Ja lastetoad on suurtalt on toas televiisor, on kapid ja ühesõnaga ma arvan, et nad tunnevad ennast seal väga hästi.
ja räägi, mis sa teed. Egle, mis sa teed praegu? Panen ketsupi pitsa peale. koolitöötajad rõhutavad, et kindlasti tuleks kuulmis- või kõnepuudega laps juba lasteaiaealisena ravile tuua. Aleksei. õppimisega hiljaks jäämine võib valusalt kätte maksta ja täiskasvanuna ei pruugita seetõttu enam täisväärtuslikku elu elada. Need väikesed ütsid ongi alles lasteaiaealised ja juba räägivad tublisti.